Tere päevast, head kuulajad. Jah, ma töötan Eesti Keele Instituudis Tallinnas ja minu põhitöö on küll keelekorraldus, aga olen kuidagi jäänud nimedega seotuks väga pikka aega ja praegu tegelen sellega, et meil on niisugune projekt, millest ma ka natukene räägin, Eesti kohanime raamatu koostamine. Aga kõigepealt siis sellest pealkirjast, et ma märkasin seda liiga hilja paraku, et minu pealkirja oli pandud sõna huvitavat, aga ma ei julge seda teile lubada, et sellepärast ma siis jätsin selle teie nõusolekul ehk sellest pealkirjast ära, et te otsustate seda ise, kas ta on huvitav või mitte. Ja teiseks ma pean tunnistama, et kui mõelda sellele, et mismoodi lasteaias kohanimedest rääkida, siis ma usun, et ma saan teile pakkuda mõnda taustateadmist, aga selle esituse viisi oskate teie ise kõige paremini välja pakkuda. Ja veel lisaks sellele, et ma vaatasin, et puudub ka selline üldine sissejuhatus sellele nime teemale, et tegelikult ühe osa sellest algusest võiks mõtiskleda ka teemal, mis see nimi üldse on. Et tegelikult see tundub väga lihtne inimesele, kui ta sellest nimest räägib, aga millegipärast on nii, et Vana-Kreeka ajast alates on filosoofid, loogikud, keeleteadlased selle nime ja nime olemuse üle pead murdnud ja tegelikult puutub tänapäevani niisugune üldtunnustatud nime definitsioon, ehk siis mis see nimi tegelikult on. Võib ka öelda seda, et nimi on tegelikult üks maailma nägemise viise, ehk kuidas me maailma liigendame enda jaoks, me kasutame sõnu ja me kasutame nimesid ja nendel tegelikult selget piiri ei ole omavahel võimalik anda. Et see on mingis mõttes kultuurist sõltuv nähtus, kokkuleppe küsimus teinekord ja muidugi me puutume selle teemaga kõige rohkem kokku siis, kui me ortograafias oleme hädas, et kas tegemist on nimega või ei ole nimega tegemist, kas valge saal on nimi või on ta ikkagi lihtsalt valget värvi saal, et see vist siin on hall saal, ütleks, aga tal on tõenäoliselt ka mingi nimi. Millal teda tuntakse? Saal. Kui on üks ainukene objekt, millel ei ole vaja eristavat tunnust lisada, siis ta on termin nimi. Aga neid definitsioone, mis siin on antud, võib-olla kõige lihtsam on öelda nii, et nimi on lühike, et kui me tahame millelegi osutada, siis me võiksime teda kirjeldada mõnda inimest, et milline ta välja näeb, kui me tema nime ei tea, aga see läheb väga pikaks. Kui me tema nime teame, siis see on kõige lühem viis teda kuidagi kõnes osutada. Ja see on tegelikult nime põhitunnus, et ta osutab millelegi. Edasi nime tunnuseks on see kindlasti, et ta on meelevaldne, et katsuge keeles sõnu vahetada, et ühe termini asendamine teise terminiga on väga raske tegevus, aga nime muutmine käib väga kähku. Ühel päeval otsustate, et ma tahan oma nime muuta, lähen perekonnaametniku juurde ja kui ma hästi ära põhjendan, olen ma oma nime ära muutnud. Kuigi seal on mitmeid takistusi vahepeal, aga põhimõtteliselt on see võimalik ja näiteks ärid muudavad oma nimesid pidevalt selleks, et silma torgata. Ja muidugi nimed on sõnalised elemendid, ehk siis kui me mõtleme sellele, et meil on vaja objekte tähistada, siis tähistada saame ka numbritega ja tänapäeval inimesed on ka kõik nummerdatud muidugi meil Eesti Vabariigis, et meil on isikukoodid, mida enamik meist teab ilmselt tunne pealt, sest seda on nii palju vaja läinud. Nii et selline hingestatud või maailma hingestamise viis on see nimi ja nagu ma märkasin homse päeva ettekande üks pealkiri oli, et kuidas see oli koduloom, nimega loomad järelikult tatsutatud. See on väga hea näide selle kohta, et miks me anname nimesid koduloomadele, aga ei anna nimesid metsloomadele, et koduloomad lähevad meile ikkagi rohkem korda kui metsloomad. Võib-olla üks parimaid nimedefinitsioone tegelikult, mis minu meelest ütleb väga hästi ära ka seda, mida nimi tähendab, et nagu te näete, see nimi ei tähenda seda, mida ta tähendab. Ehk kui Jaanika Kroonberg rääkis Eesti Kirjandusmuuseumi nimest, siis
see on nimi ja sellele ei pea väga sügavat sisulist põhjendust juurde andma, et miks ta on just nii välja kujunenud. Meil on hästi palju selliseid nimesid, mille üle me pikemalt ei mõtle. Kui me võtame kas või kohanimed, siis selline nipiga küsimus, et kumb saar on suurem kui Suurpakri või Väike-Pakri, siis sellest küsimusasetusest te ilmselt mõistate ära, et see on vastupidi, kui nimed ütlevad, et Väike-Pakri on nüüd suurem kui Suurpakri. Ajalooliselt on nad võib-olla olnud teistpidi, aga kuna nimed on paika loksunud, siis seda keegi enam muutma ei hakka. Või uued tänavad on meil Eestis sageli vanalinna, ühed esimesed vanalinna kõrvale tekkinud tänavad, ehk siis nad ei ole enam uued, aga nad on nime poolest uued. Ja tulles tagasi inimeste nimede maailma, siis et kellegi nimeks on imelik, siis see ei tundu ju sugugi meile imelik, et see selline võimalus on olemas. See tekitab ainult huvi. Või võtame ärinimed, siis on niisugune tore bussifirma nagu Hea Sõbra reisid, et kui te selle firma teenuseid kasutate, siis te ilmselt ei eelda, et te leiate sealt endale hea sõbra, kuigi see mõte võiks sellesse nimesse ära peitunud olla. Ja veel üks näide, mis on tõsi küll võõrkeelne, aga mis näitab ka seda, et meil tegelikult nimede olemusse ei süüvita, ehk siis kui te mäletate, siis Tallinna Vabaduse ja Võidusamba klaasist rist, selle tegi üks Tšehhi firma ja kui palju sellega seotud sekeldusi oli, seda võib-olla te mäletate ka, aga seda, mis oli selle firma nimi, seda te võib-olla ei mäleta. Selle firma nimi oli prantsuse keeles sans souci, ehk siis ilma mureta. Ja kui oleks see nimes süvenetud varem, võib-olla siis oleks need ära jäänud, need sekeldused. Ja kui me räägime nime tähendusest, siis see, mida inimene mõtleb tavalise nime tähenduse all, on see, mis sõnadest see nimi koosneb. Ehk siis, kui me räägime Mustamäest, siis see nimi koosneb mustast ja mäest, aga kui nüüd keeleteaduslikult vaadata, siis nime tähenduseks on see objekt, millele ta viitab, ehk siis Mustamäe on näiteks Tallinnas üks linnaosa. Nüüd, kuidas seda kohanime teemat käsitleda, ma mõtlesin, et seda võiks proovida teha niisuguste küsimuste vormis, ehk siis alustades muidugi raskemast küsimusest, ehk kui nimi on ise juba raske defineerida, siis ega see kohanimi ei ole kergem tegelikult ja meil on küll kõigile arusaam olemas, milline üks ideaalne kohanimi peab olema, aga niipea kui me hakkame näiteks linnas vaatama ringi, et mis need linnakohanimed on ja sellest ma natuke hiljem räägin ka, siis me oleme juba päris raskustes, ehk siis kõige lihtsam muidugi öelda, et kohanimi on koha nimi ja see on nagu ringdefinitsioon tegelikult, et mis on siis koht. Koht on nimega üksus. Ehk siis tegelikult inimene ise meelevaldselt liigendab seda maastikku, millel ta liikleb, toob välja sealt mõned kohad, mis talle on igapäevaseks eluks vajalikud ja sellele ta annabki nime. Siin ongi see lause, et kohanimed on praktiliseks suhtluseks mitte ilu pärast, et loomulikult me räägime kohanimede väärtusest ja ajaloost ja kultuuriga seoses nende tähtsusest, aga eeskätt mõtleme sellele, et kohanimi on väga praktiline asi, ehk siis see kõige esmane asi tegelikult, mille abil me siis maastikus liikleme ja kuidas me üksteisele asukohti kätte juhatame. Tänapäeval on ka muid võimalusi, aga kohanimed jäävad ikkagi põhilisteks. Ehk siis kui kartograafid unistasid vahepeal sellest, et meil ei ole nimesid enam vaja, et me anname GPS-i koordinaadid inimestele, siis see veel ei teostu ja tõenäoliselt ei teostu ka lähemas tulevikus, et me nimedest vabaks saame. Seetõttu on ka nii, et kuidas inimesed kohanimedesse suhtuvad, ehk siis seda on näha ka sellest, kuidas kohanimed läbi aegade on muutunud, kui vanadelt kaartidelt me leiame hästi palju kohanimesid, mida tänapäeval enam ei tunta, siis need kohad on sageli isegi olemas, aga nendega lihtsalt ei ole enam seda suhet, mis oli varem. Põllutöö, heinategu,
karja kasvatamine, kõik need tegevused, mis olid tihedalt maastikuga seotud, need vajasid nimesid selleks, et orienteeruda. Tänapäeval inimesed seda enam ei tee ja seetõttu ka need nimed tegelikult kaotavad oma praktilise väärtuse inimeste jaoks. Nad jäävad ainult siis tõesti sellisteks ajaloolisteks väärtusteks. Teine asjaolu on ka see, et mida me kohanimede all tunneme, see on inimeste kaupa väga erinev, ehk siis üks Soome nimeuurija tegi päris huvitava sellise uurimuse selle kohta, kuidas ühes väikses Lääne-Soome saarestiku saarel, kuidas need inimesed tunnevad kohanimesid ja siis selgus et see oli väga erinev sõltuvalt sellest, millega inimene tegeles. See oli piisavalt suur saar, et seal sai ka põldu harida ja sai ka kala püüda. Ja need, kes olid kalapüüdjad, need loomulikult teadsid kõikide käärude ja abajate ja neemede ja nukkide nimesid, aga nad ei teadnud midagi metsade ja põldude nimedest. Ja vastupidi, need, kes olid põlluharijad, teadsid väga hästi kõiki põlluga seotud nimesid ja palju vähem seda, mis oli siis nende vaateväljast väljas. Ehk siis see, mida nimede kohta me teame, see sõltub ikkagi meie igapäevasest tegevusest. Ehk kui lugeda näiteks kirjeldusi selle kohta, kuidas omal ajal, kui te avate mõne vana kalendri, siis te leiate sealt niisuguseid postiteede kirjeldusi, et Riiast või Pärnust Riiga, millised kõrtsid jäävad tee peale, millised sillad jäävad tee peale. See oli väga praktiline kirjeldus. Tänapäeva teekirjeldus näeks palju üksluisem välja, seal oleks tõenäoliselt eritasandilised ristmikud võib-olla mainitud, aga ei oleks kõrtse ega sildust, et neid enam ei märka. Nüüd küsimus, et kui palju on Eestis kohanimesid, on selline, mille üle võib mõtiskleda. Meil on olemas kohanime kartat ehk Eesti Keele Instituudis, mis on kogutud 20. aastatest alates Emakeele Seltsi ja teiste murdekorrespondentide ja murdeuurijate poolt, üliõpilaste poolt läbi aegade ja seal on siis praegu täpselt üle loetud, kuna nad on skaneeritud ja võrku välja pandud, te näete siin seda aadressi, on siis 541 000 sedelit ümardatult. Ja sinna juurde veel on üks Endel Varepi kogum üle 100 000 lehekülje. Aga üsna kindel on see, kui te hakkate mõnda nime sealt otsima, et ei pruugi seda leida. Ehk see on maa-alaliselt väga ebaühtlane ja siis võiks vabalt selle arvu korrutada 3, aga ma pakun täiesti hinnanguliselt. Ehk siis 1,5 miljonit nime võiks Eesti kohanimede kokku leida küll. Aga loomulikult, nagu ma juba enne ütlesin, et see nimede arv on ju ajas muutuv, seetõttu me ei saa kunagi öelda, kui palju meil täpselt kohanimesid on, aga see orienteeriv arv võiks niisugune olla. Soome kohanime kogudes on, kui ma nüüd õigesti mäletan, 2 miljonit sedelit, ehk see on siis märksa suurem. Rootsis on 3 miljonit, 4 miljonit sedelit, nii et miljonitesse see arv igatahes ulatub. Ja kui vaadata kaardil, keskmiselt on siis 1 ruutkilomeetri kohta 12-13 nime, see on ka hinnanguline loomulikult. Veel mõningaid arve, et seda võib vaadata kohanimeregistrist, riiklikust kohanimeregistrist. Meil on 640 000 maaüksust Eestis, see on päris suur arv, aga nende alla kuuluvad tegelikult kõik võimalikud juurdelõiked, tehnilised maatükid, mõne alajaama või siis tee all oleva maatükid. Ehk siis see on suhteliselt eksitav arv. Nendest, ütleme, aadressidega üksusi on väidetavalt 300 000. Ja nendestki 300 000 on suur osa sellised, mis on suhteliselt põhinevad aadressidel, ehk nad ei olegi päriselt nimed. Aga lisaks sellele on Eestis umbes 16 000 tänavat ja väljakut, platsi, põiku, maanteed ja nõnda edasi. 4500 järve, 1300 saart, need on nimega objektid, sest et saari on meil tõenäoliselt rohkem ja selle definitsiooni üle, mis on saar, võib ka lõputult vaielda, sest et millest alates hakkab saar, kas ta on siis, kui ta juba merest välja ulatub üks kivi
või Kakskivi on äkki saar ja need edasi. Ja 1800 nimega jõge. Kui me püüaksime kokku lugeda maailma kohanimesid, siis loomulikult mulle tundub, et mingi korrelatsioon tekib Eesti puhul näiteks sellega, et kui palju Eestis on elanikke. Et see 1,5 miljonit meenutab kuidagi seda, et Eestis on umbes nii palju ka elanikke, et kui nüüd selle loogika järgi lähtuda, siis on ikkagi miljardites neid maailma kohanimesid võimalik kokku lugeda. Aga suurimad andmebaasid on 5-6 miljonit kohanime, kus neid kõiki nimesid saab kätte. Ma jõuan selle küsimuse juurde, mida sageli just kohanimede kohta küsitakse ja arvatakse, ehk siis kui vanad meie kohanimed on. Seda on tegelikult jällegi me ei tea kindlalt vastata, sest võib arvata seda, et kui inimesed juba pärast jääaega ja muidugi ka enne jääaega, kes siin olid, siia tulid, siis nad pidid kohanimesid kasutama ja päris tõenäoline on see, et mitmed neist kohanimedest on pärit vähemasti asustamisaegsest ajast, kui see paik on asustati. Aga sellest me muidugi loomulikult midagi ei tea, sest meil puuduvad kirjalikud allikad. Kirjalike allikate põhjal on meie külanimed küllaltki vanad, sest alates sellest ajast, kui me ilmume ajaloo orbiiti, kirjalikes allikates oleme me kohanimedega märgitud ja 13. sajandist ehk siis 1200 algavast aastasajast on Eesti kohanimesid üles märgitud sadu. Kõige tuntum allikas, kus leiab suure hulga Eesti kohanimesid, on niinimetatud Taani hindamisraamat Liber Census Daniae, mille tinglikuks aastaarvuks on siis pakutud 1241. Ja selles loendis on umbes 490 kohanime, millest 4/5 on tänapäeval täiesti olemas, kindlalt kokku viidavad ja ülejäänud 5% kohta on siis erinevaid oletusi, aga sealt päris identifitseerimata on jäänud mõned üksikud nimed, mille kohta ei ole mingeid jälgi. Nii et selle põhjal juba saame näha, et me oleme tõesti vanade kohanimede piirkond. Lõuna-Eesti on selles mõttes natuke õnnetumas olukorras, et kui see Taani hindamisraamat käib Põhja-Eesti kohta, põhiliselt Harju ja Virumaa, siis Lõuna-Eesti kohta algavad sellised suuremad nimekirjad alles Liivi sõja järgsest ajast, et varasematest aegadest nii pikki nimekirju ei ole. Meie talunimed on aga selline huvitav nimeliik, mis on olnud pikka kujunemislooga, ehk me leiame näiteks vanimate hajatalude nimesid juba ka 13. sajandist, et mõned nendest Liber Census Daniae kohanimedest on ühtlasi ka talunimed tänapäeval. No, näiteks Rakvere talu Rapla kihelkonnas on selline, mis on praegugi alles. Tõsi, ta on katastris millegipärast elupuu nime all, aga ta on tegelikult füüsiliselt täiesti olemas. Kuid talunimedega on see eripära, et kuna nad enamasti seostusid inimeste nimedega, siis me allikate põhjal ei saa päriselt öelda, et millal meil on tegemist perede nimedega ja millal on meil tegemist juba talu enda nimega. Ehk siis tegelikult need langesid kokku päris pikkade sajandite jooksul ja kui me vaatame vanu revisjone, siis me näeme seal, et talunimed on tegelikult isikunimed, et seal on sellised nagu Juhani Mihkel ja ma nüüd natuke fantaseerin, et seda laadi isikunimelised isa nimedega perenimed. Ja alles tegelikult 19. sajandil tuleb selgem vahe sisse, mis ühest küljest on tulnud sellest, et esiteks eestlased said ametlikult perekonnanimed aastatel 1822 kuni 34 ja teiseks hakati taludele tõesti panema selliseid nimelaadseid nimesid, ehk siis mitte isikutele viitavaid, vaid loodusele või mõnele muudele kohtadele viitavaid nimesid. Ja siis sellest ajast alates said talunimed justkui iseseisvaks nimeliigiks, ehk enne seda nad ei olnud nii selgelt eristatavad. Ja veel tänapäevalgi on tegelikult Eestis piirkondi, eriti Ida-Virumaa, mõned muud paikkonnad Eestis, kus talunimede traditsioon tegelikult ikkagi ei olegi juurdunud. Ehk talu tuntakse selle elaniku nime järgi, kes seal elab
ja see võib vahel siis muutuda aja jooksul. Kui ma ei eksi, meie kohanime kartoteekiski on mõned Ida-Virumaa külad, mida on kogutud siis või uuritud näiteks sajandis 4 korda ja iga kord on saadud erinevad nimed talunimedeks. Ehk siis nad ei ole üldse püsivad. Ja meie tänavanimed kujunevad enamasti 19. sajandil, aga esmamainingud ja varasemad mainingud on ka Tallinna puhul näiteks 14. sajandist alates 1300 millegagi. Ja Tartu puhul on üks vanimaid nimekirju on aastast 1586, kui ma ei eksi, kus on nimed poola, saksa ja ladina keeles. Nüüd küsitakse loomulikult ka seda, et millest meie kohanimed tekivad, mis on nende päritolu ja siin, kui ma ennist rääkisin sellest, et nimede vanust me sageli ei saa hinnata, siis üks tinglike hindamiskriteerium on see, et me ei näe selle nime etümoloogiat ka mitte paremini. Ehk siis meil on palju selliseid nimesid, mida me ei oskagi seletada, millest nad on tulnud. Kõige tuntumad nimed on siin mõned või Peipsi järv näiteks, mida ei osata seletada või Kunda. Palju on selliseid nimesid, millele puudub selline üldtunnustatud selgitus. Ja kui lugeda neid nimede käsitlusi, siis väga sageli on lihtsalt mindud kergema vastupoolne teed, mis on tõenäoliselt ka õige, et me ütleme, et see nimi on pärit muistsest isikunimest. See on niisugune hädaväljapääs etümoloogile, kes pakub kõige tõenäolisema seletuse, sest nagu me teame, tõesti paljud kohanimed ongi isikunimest tulnud. Näiteid võite tuua igaüks ise, et oma paikkonna kohanimedes on väga valdav suur osa kohanimesid on seotud isikunimedega. Nende muistsete isikunimede puhul on see, et kui nad on vere või lao lõpulised nimed, siis eriti vere puhul on leitud, et see esimene ots peaks olema isikunimi olnud. Sageli on need nimed ka pärit sõnadest, mida tänapäeva keeles enam ei tunta. Nad on keelest kadunud või ununenud. Siin on see mahtra näide, sellepärast et on arvatud, et see seostuks tüvega mahti. Soome keeles see sõna tähendab võimu. Sellist viljakat põllumaad on arvatud, et selle nimega on tähistatud mahtara, on Paul Ariste selleks lähtenimeks rekonstrueerinud. Ja päris tavaline on ka see, et meil need nimed, mida me esmapilgul ei oska seletada, näiteks Taagepera võiks ju hakata seletama seal pera sõnaosa täiesti arusaadavalt, siis jääb küsimus, mis see taage on, aga kui nüüd konkreetselt me teame lihtsalt, et need nimed on tulnud mõisnike perekonnanimedest, siis loomulikult need seletused on hoopis teistsugused. Kilingi on tulnud Schillingust, Norra on tulnud Knorringust, Taagepera on tulnud Stakkelbergist ja Voldi on tulnud Wolfeldist. Ehk siis väga palju selliseid nimesid, mida me tänapäeval peame Eesti nimedeks, on tegelikult võõrnimed. Ja Voldiga on selline huvitav asjaolu ka, et Voldi on siis, nime on rahvas nii hästi omaks võtnud, et kui 1920. aastatel Mattias Johan Eisen pakkus Voldi mõisa või Voldi raudteepeatuse nimeks Tabivere, siis kuna see on saksakeelne nimi, saksa keeles nimelt Voldi mõis on Tabifer, ja see on tõenäoliselt Eesti nimi, Eesti päritoluga nimi, siis hakkasid inimesed sellele vastu öeldes, et see on saksapärane nimi. Ehk siis see saksa keelest mugandatud Voldi oli neile armsam kui Eesti päritoluga saksa keelde üle läinud Tabifer. Ja seda suhtumist ma olen isegi tänapäeval sealt kohaliku rahva seast kuulnud, ehk see Tabivere ja Voldi nimi praegu elavad kuidagi kõrvuti ja natuke eri tähendustes, aga nad on ikkagi inimeste tajus justkui võõrad mõned nimed. Muidugi suur osa meie kohanimesid on läbinähtavad, ehk me saame aru, millest nad koosnevad ja nad tulenevad kas siis loodusterminitest või isikunimedest. Ja nende puhul justkui küsimust ei teki.
Aga nagu see Taagepera nimigi näitab, et tegelikult rahvas kogu aeg mõtestab nimesid ümber ja püüab neid seletada omal moel. Ehk kui mingi sõna muutub keeles haruldaseks, siis leitakse kirjakeelest mõni lähedasem sõna juurde. Väga tüüpiline näide, mida siin alati tuuakse, on see Laanemetsa nimi Valgamaal. Ehk siis selle tegelik ka kohalik nimi veel mõneski pruugis on Lannamõtsa, siis land on selline mudane lomp metsas ja laanega ei ole tal mingit pistmist. Aga seda laadi ümbertegemisi ehk rahvaetümoloogiat esineb kohanimedes palju. Ja see muidugi raskendab nimede uurimist. Nüüd suur osa lasteaedu on linnades, ehk siis seal on võib-olla mõtet rääkida ka tänavanimedest. Ja siin on nüüd väike valik nendest motiividest, mida me tänavanimistus näeb. Et ütleme, et paljud tänavanimed tulenevad veel vanemast kohanimevarast, nagu talude nimedest, põldude nimedest. See on ideaal, et väga palju me neid näiteid ei leia, aga tänapäeval üha rohkem kasutatakse vanu kohanimesid tänavate nimetamisel ära. Aga need nimed, mis on tekkinud just kui tänavanimed on algusest peale, need on tulnud kas siis koha asendi või sellise kirjelduse järgi. Sageli on nad seal elukutsete või inimrühmade nimetused, tähtsamate hoonete või paikade nimed. Vanemast ajast on ka majavaldajate või majaomanike nimesid ja muidugi selle järgi ka, kuhu need teed viivad või tänavad. Et selles mõttes võib oma kodukandi tänavanimesid suhteliselt kergesti analüüsida, lasta ära arvata, millest need nimed on tulnud, miks nad on nii nimetatud ja leiab päris põnevaid seoseid tõenäoliselt. Mis on tänavat nimedele tüüpiline, mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas, on see, et kuna see on selline tegevus, mida tuleb teha palju, ehk siis neid tänavaid tuleb linnades pidevalt juurde, siis on päris varakult peetud kasulikuks sellist sarjanimede põhimõtet, ehk siis me koondame teatud teemaga nimed ühte piirkonda ja see vahel toimib päris edukalt. Ehk siis ajaloost on küll ka niimoodi, et näiteks kui Tallinna võtta, siis Tallinnas on selline metallinimeliste tänavate kant seal Raua tänava ümbruses, Narva maantee lähedal, Raua, Vase, Tina, Hõbeda, Pronksi, aga Valgevase tänav on eksinud Kalamajja ära ja siis Metalli tänav on hoopiski Lillekülas, nii et, ja Malmi tänav on ka Kalamajas, nii et päris selle peale kindel olla ei saa, et kõik samateemalised nimed koos on. Aga tänapäeval küll nimekomisjonid, kus neid on, püüavad neid grupeerida. Ja kuna ma ise kuulun Tallinna nimekomisjoni, siis tuleb tunnistada, et seal peetakse vahel kirglikke vaidlusi selle teemal, et kas see nimi sobib sellesse sarja või mitte. Et näiteks seal Kakumäe poolsaarel on valitud mereveekalad ja sinna mageveekalad ei sobi. Ehk siis tuleb kindlasti seda vahet teha, et millised teemad sobivad ja millised mitte. Aga häda on selles, et sõna on küll nagu sobiv, aga nimena ta ei kõla üldse. Et siis peab mõtlema ka sellele, et need nimed oleksid praktilised, eristatavad ja inimesed sooviksid selle nimega tänaval elada, muidugi kõige tähtsam on see. Lepiku külas, endises Lepiku külas Tallinnas on huvitav teema valitud, need on siis liblikad ja need on sellest motiveeritud, et seal on olnud, või seal on praegugi maastiku kaitseala, mille põhitunnuseks on see, et seal on hästi palju erinevaid liblikaid. Ja tundub, et see teema on inimestele meeldinud, et seal on isegi sellised nimed, mis muidu võib üksi võttes tunduvad imelikud, nagu päevakoera ja piksepeni ja öölase, aga komplektis koos on inimesed nendega harjunud ja ei ole kuulda olnud, et nad pahandaksid. Siin ma valisin ühe märkuse veel, ma ei tea, kas sellest lastele on mõtet rääkida, aga huvitav tähelepanek on ka see, et milline roll on tegelikult kohanimedes olnud kõrtsidel. Et Tallinnas on päris palju paiganimesid, mis lähevad tagasi tegelikult kõrtsinimedele, kui see sama uus maailm, mida kõik teavad ilmselt, on tegelikult oma lähte saanud sellest, et seal on Ameerika tänav, Suur-Ameerika, Kesk-Ameerika, Väike-Ameerika
Ja see Ameerika tänav on tegelikult nimetatud kunagi olnud Ameerika nimelise kõrtsi järgi. Ehk siis nii me võime selle aegrea siis ette kujutada, et on olnud Ameerika kõrts, sealt on olnud Ameerika tänavad ja siis sealt kaudu juba uus maailm. Või siis Torupilli ka tuntud koht ilmselt on tegelikult ka kõrtsi nimi olnud. Või kui me võtame Eestist laiemalt kohanimesid, siis Nõmme linn on ka tegelikult saanud oma nime Nõmme kõrtsi järgi. Karksi Nuia on saanud Karksi kiriku ja Nuia kõrtsi järgi. Nii et seda laadi näiteid leiab päris palju, nii et päris suur roll on ka kõrtsidel olnud muuhulgas. Tänapäeval on muidugi muud nime dominandid, mis meie tähelepanu köidavad ja kaubanduskeskused ja kõik muud muudavad meie arusaamist ja orientatsiooni päris palju. Siin ma tegin väikese loendi sellest, millised on Eesti kõige sagedamad tänavanimed, võtsin aluseks kohanimeregistri ja nagu te näete, see kunagi varasemate andmete põhjal see järjestus tegelikult ei ole muutunud, et kõige rohkem on Eestis pargitänavaid. Kõik armastavad rohelust, kõik armastavad põlde ja aedu, ehk siis need on kõige sagedamad ja metsa ka. Kas nüüd see 6. nimi on uus tänav või on seal juba mõni nimi vahel, või 5. tänav, seda ma päris kindlalt ei või öelda, sest et ma sellist päris lõplikku tabelit ei ole näinud, ma tegin lihtsalt päringuid nende nimede järgi, mis ma tean, et on sagedad. Pikki tänavaid ei olegi Eestis nii palju, näid 45 asulas ja laiu tänavaid on veel vähem millegipärast, nii et need paarid kokku alati ei kõlksu. Võib-olla pole huvituseta ka see, et meil on 4/5 tänavatest ongi tänavad nime mõttes, liigisõna mõttes. Aga siis natuke üle 10% on teed ja mõned üksik on siis põigud. Ja siis on Eestis ka selliseid, ma mõtlesin küsida isegi lausa, et kas te teate, kus need asuvad, kus on selline tänava nimi, mille liigisõnaks on aas. Kes Tallinnast teavad muidugi rohelist aasa. Või jalg on ka ehk ära tuntav, et jalg on suur ja pikk jalg ja lühike jalg, aga kaar, suur kaar on Tartus ja need on tõesti liigisõnad, need on kohe algusest peale. Aga kus asub Kael? Vanaturu Kael on ka Tallinnas, jah. Kus on Kallas? Haapsalu, Õhtukallas, Vaikne kallas. Ja siis on Kang, on ka tegelikult liigisõna, Saiakang. Siis on tänavanimesid, mille lõpp on mägi. Ja neid on Eestis vist minu teada 3. Tõnismägi, ei ole Tõnismäe tänav, on Olevimägi, Sulevimägi ja siis tegelikult Viljandis on Trepimägi. Ja siis on veel üks tänavanimi, mille lõpus on Ots, see on Torupilli Ots Tallinnas. Et niisugused on nagu haruldasemad liigisõnad tänavanimedes. Ma tegin sellist statistikat ka talunimede kohta, ehk siis siin on aluseks võib-olla see, et mis võib-olla tänapäeva statistika oleks teistsugune, aga ma võtsin 38. aasta maksualuste maade nimekirja ja proovisin sealt otsida välja neid kõige sagedamaid talunimesid. Nagu te näete, siin on ka sellised kõige sagedama Mäetalu Eestis, üle 1000 talu selle nimega. Mäe, Sepa, Lepiku, ülejäänud on kõik loodusobjektid, nagu te siit märkate, et Kopli, Kaasiku, Männiku, Kuusiku on täitsa kõrvuti, Tamme, Kalda, Otsa, Allika ja Nurme. Selline loend. Ma ei tea, kas selline küsimus vahel tekib. Lastele võib-olla sellist küsimust on vara esitada äkki, aga täiskasvanud küsivad seda ühte lugu, et miks on Eestis kohanimed lõpevad kõik omastava või täishäälikuga. Ja tavaliselt küsitakse otsa, aga milline kohanimi ainsa erandina ei lõpe täishäälikuga ja see on siis Tallinn loomulikult. Aga keeleteaduslikult seletades on see täitsa huvitav nähtus, et meie kohanimed asustusnimed on just omastava kujulised ehk Maarjamäe, Mustjõe ja Valgjärve on just selgelt külanimed või siis kohanimed. Kui me tahame täpsustada, et mis nad siis on, me lisame selle sõna juurde ja siis muidugi eesti keele reeglite järgi ta peabki omastava käändes olema Maarjamäe asum või Mustjõe küla. Aga need, kes keelt õpivad näiteks, nendel on päris raske tajuda seda vahet, et
et me võtame selle omastava käände justkui uueks nimetavaks käändeks ja kääname ka vastavalt, et kui me paneme ta osastavasse käändesse, siis me ütleme, eks ole, seda Maarjamäed, mitte seda Maarjamäge, või seda Nõmmet ja seda Jänestet, mitte neid jäneseid. Et see on keeleõppijale päris raske koht ja eesti keele eripära on see, et siin on omastav käänne muutunud uueks nimetavaks käändeks. Aga seletus on jah selline, et tegelikult nendes sõnades või nimedes on see põhisõna ehk liik tavaliselt juurde mõeldav ja selle me võime siis eesti keeles ära jätta. Ja Tallinna seletuseks on siis tegelikult see, miks ta on nimetavas käändes, et linn ongi liigisõna ja kuna ta kirjutatakse küll üheks sõnaks kokku, siis sellegi poolest ta võib olla vabalt Tallinn, mitte Tallinna, kuigi selle üle vaieldi palju omal ajal. Ja kui me läheme tegelikult loodusnimedesse, siis loomulikult sealt me leiame neid kaasalikuga lõppevaid nimesid palju rohkem või nimetavakujulisi vorme. Nii, ja siis ma vaatan, et kellaaeg saab läbi, aga üks teema, mida siis võib-olla lastega tasubki arutada, on see, et millised on minu kodukandi kohanimed. Ja seda on võib-olla maal natuke lihtsam teha kui linnas, sest et maal on justkui see arusaam sellest, mis need kohanimed on, kerge tulema, aga linnas ma pean ütlema, et on päris keeruline. Et meil on siin linnas küll tänavad ja pargid ja veekogud, meil on tõenäoliselt selged kohanimed, aga meil on ka ehitised ja rajatised nagu tornid. Ja siis on nimega majad, mis on väga huvitav nimeliik Eestis uuesti tekkinud tänapäeval juurde. No siis on veel peatused, millel on nimed, aga peatuste nimed on sageli, peatused on kuidagi nimetatud mõne teise objekti järgi. Ja siis on ka küsimused, mis on küsimärgiga, et igasugused muud nimega kohad, millel on tegelikult sageli meie kohanimede mõttes oluline roll selle järgi, kuidas me linnas orienteerume, mille järgi me lepime kohtumisi kokku ja nõnda edasi. Ehk siis nad on ka mingis mõttes kohanimed, aga see on nüüd selline hall tsoon, mille kohta on raske kindlaid piire seada. Ma tegin sellise katse läbi, et Eesti Keele Instituudi kohanime andmebaasis oli ka vanast ajast palju selliseid objekti nimesid jäänud ja ma üritasin ühel hetkel hakata uuendama, sest need vanad objekti nimed olid pärit kuskil 80. aastate lõpust ja siis ma avastasin, et see ei ole üldse kerge ülesannest, et need nimed on kogu aeg muutunud, kohad on muutunud, objektid on kadunud, nimetuks muutunud ja nõnda edasi, et see oli peaaegu üle jõu käiv ülesanne. Ja ma näiteks Tallinnast, aga ma panin kirja need nimed ja nad kunagi jõuavad ka andmebaasi, et on tekkinud terve hulk selliseid maju, millel on oma nimed, et oskate Tartust ka siit loomulikult tuua alates Plaskust ja Taskust ja lõpetades Tigutorniga, et seda laadi nimesid on tegelikult linnades tekkinud ja päris tüüpilised on ka sellised kirjeldavad nimed nagu Roheline maja, Valge maja ja ma arvan, et võib-olla isegi lasteaedades võivad olla nendel korpustel omaette nimed, ehk siis see on üks selline mõtisklusteema. Ja kuidas teha kindlaks, et need on nimed, et siis on võib-olla abi sellest valemist, et nimi ei tähenda seda, mida ta tähendab, et näiteks Tallinnas on valge tuletorn, mis on praegu värvitud punaseks, järelikult see on nimi ja punane tuletorn või punane majakas ei ole ka punast värvi, nii et järelikult on see ka nimi. Majanimedest, näiteks ongi Rotermanni kvartalis on antud kohe kavakindlalt majadele nimed, Oranžmaja, Pruunmaja, Prooviveski ja need edasi, siis Ülemiste niinimetatud cities on siis isikute järgi tuntud Eesti teadlaste ja leiutajate järgi antud nimesid. Aga kõige lõpu ma tahtsin jätta väikse loenti, ja siin on mingid plaasad ka Eestis, et need tulevad ju kohanimedeks tegelikult. Et lasteaianimed, mis on minu meelest väga huvitav nimeliik ja paneb päris palju mõtlema selle üle, et kuidas need nimed tekivad. Muidugi see algus on praegu väga tavaline, see on kohanimede järgi, kohtade järgi nimetatud. Aga siis on terve loend niisugustest Tallinna lasteaedadest. Kui te vaatate, siis on päris fantaasiarikkad nimed. Ja mõnikord on tekkinud ka ootamatuid konflikte, näiteks Päikesejänku nimeline lasteaed asub Invaliidi tänaval. Ja siis on lasteaed kaevanud Tallinna nimekomisjonile, et see tänava nimi tuleb ära muuta, kuna lapsevanemad ei julge oma nimesid sellise tänavaga aadressiga majja saata. See on küll üks väga lühike tänav Tallinnas Veerenni asumis, aga
aga sellel oma väärikas ajalugu ja muidugi seda nimekomisjon kergekäeliselt ei teinud. Ehk siis neid nimesid tasub võib-olla ka oma jutus lastele välja tuua ja mõelda selliseid uusi toredaid lasteaia nimesid, mis on ka kohanimed. Et aitäh kuulamast! Küsimusi eest. Väga tore ülevaade oli ja kindlasti on nüüd tekkinud teil ka mõtteid, võib-olla küsimusi, mida on võimalik küsida Peeter Tallilt. Mis tähendab Eesti või? Et kust tuleb sõna Eesti? Oi, see on nii keeruline küsimus. Seal on vähemasti 3 hüpoteesi, seal on Balti hüpotees, seal on ladina hüpotees ja seal on saksa hüpotees, et saksa oma on see, et see tuleb sõnast ost või öst ja nüüd edasi, aga see ei ole eriti usutav. Siis Balti hüpotees on see, et see tuleb kuidagi sõnast aist, mis tähendab balti keeltes nurme, vist kui ma ei eksi. Ja siis ladina hüpotees on see, et see võiks seostuda sõnaga aestu aaris ehk siis Jõesuu, kui ma ei eksi, aga sellest kohanime raamatus, millest ma ei jõudnudki rääkida, on muidugi päris pikk lugu sellest Eesti nime võimalikest seletustest. Aga jah, meie rahvas seletab seda ju sõnaga esimene ehk siis Eesti. See on selles keelte keetmise loos ilusti ära toodud. Et eestlased olid esimesed, kes tulid oma keele järele ehk siis said seetõttu nimeks Eesti.